Tere! Ja siis ma otsustasin seda koolitust lindistada, salvestada, et need, keda siin kohal ei ole, need saavad soovi korral vaadata. Nii, me hakkame siis looma interaktiivset sisu keskkonnas sisuloome e-kooli kott. See on siis kergesti leidav Google'ist ja vaadake, te peate sisse logima hariduse ID-ga. Kui teil seda ei ole, siis seda peab tegema. Näete, siin on harid.ee. Siin on loogkonto. Kui te olete oma konto loonud, siis siit te saate sisse logida. Nii, mina valin siis mobiil-ID. Vabandust, tegelikult see pidi olema Smart-ID. Nii. Kohe mulle tuleb kinnitus. Ja siis ma olengi sees. Okei. Ja nüüd me oleme sees ja vaadake, siin on siis, see koolitus on tegelikult kolmes osas. Täna on sellised ülesandetüübid. See on matemaatika seotud, siin on etteütlus, siin on siis lünkade täitmine, sõnade lohistamine, teksti peale klikkimine, valikvastused ja õige-vale vastused. Ja kui keegi tuleb siis järgmisele koolitusele, mina näitan, kuidas need sisutüübid ja õppime veel rohkem, kuidas neid saab panna ühele lehele. Et nagu ei ole need eraldi ülesanned, aga mitu ülesannet ühel lehel. Okay? Ja alustame see kõige kergemaga vist arithmetic quiz. Et siin on alati vaja vajutada siia peale lisasisu ja ilmub selline aken. Ja vaadake, need sisutüüpe on päris palju. Osad tegelikult ma ei oskagi mõned kasutada ja need pidevalt lisavad erinevaid sisutüüpi siia. Võtame siis arithmetic quiz, saab siit otsida, näiteks arithmetic quiz ja, või see on siin ka olemas, arithmetic quiz. Nii. Näitan siis veel kord, lisasisu ja siit arithmetic quiz. Siin peab alati vaatama, et on kaks pealkirja, üks pealkiri on siin ja teine pealkiri on siin. Mõnikord inimesed unustavad siia midagi panna, siis süsteem annab veateade. No näiteks, ma ei tea, liit või olla liitmine, jah? Liitmine. Siia võiks ka sama pealkiri anda. Nii, liitmine. Sissejuhatus
no praegu ma ei teagi, mis siia kirjutada, no tavaliselt siia kirjutatakse tööjuhendeid, et mida täpselt õpilased peavad tegema. Vot, no siin on kerge, et õpilased saavad siis kindlasti aru, mida nad peavad tegema. Siin on siis vaadake, arithmetics on siis lihtne matemaatika ja siin on juba erinevad funktsioonid. Näiteks võtame selle esimese ja need on siis tehted. Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, no las olla liitmine. Siis küsimuste suurim hulk, 20, võib-olla 10, võib-olla 5, et paneme 5, et lihtsalt vaatame, mis 5. Ja siis õpilastele esitakse 5 küsimust. Seda meil pole vaja ja siis ongi kõik. Kui vaadata salvesta, siis näete, süsteem automaatselt teeb selle ülesande. Ja siis alustam. Tuleb selline asi, nii, käivita ja siis 30 pluss, see suvalised numbrid on ju, see on 51, õige, siis see läheb edasi, 25, siis see läheb edasi, see peab olema 40 ja viimane küsimus on siis päris raske, 95, no teil võiksid olla omad need, see viimane, punkti summad 5 ja ongi kõik valmis, näete, 5 5. Kui on valesti tehtud, siis tuleb 3 5 või 2 5, siis see näitab, kui see valesti tehtud. Vaadake, seda saab muuta nüüd. Siin on siis kuva, muuda, kustuda, saab kustutada või muuda. Me võime muuda, näiteks vahetan siia muuda ja proovime mitte liitmine, aga näiteks korrutamine. Ja see sama, korrutamine, siin on ka korrutamine. Ja siit valitakse korrutamine. Ja seekord panen 3. Ja jälle salvesta. Ja siis alusta 3, 2, 1. Käivita 7, on, ma ei tea, 35 ja nii edasi. Okei, ma praegu teen näiteks selle, no panen vale vastuse. Ja siis ta näitab õiget vastust. Ja siin ma teen ka ühe vea, vale, ja siis tulemus ongi 1 3. Kas teil tuli midagi välja, jah? See on päris kerge. Aga kui näiteks valida need, juba matemaatikaõpetajad siis saavad seda kasutada. Siin on näete arithmetic quiz and linear equations. Ja siin on juba need võrrandid. Vot me proovime, mis see näitab. Advanced, basic, kõige lihtsam on ju keskmine, siis advanced. Fractions on need kolmandikud, kümnendikud on ju, no lihtsalt proovime, kuidas see välja näeb. Fractions ja salvesta. Ja siis tuleb juba selline ülesanne. Oi, ma ei tea, siin paberit vaja. Vale. Õige. Vale. Okei. Jah, 1 3. Nii, see olegi siis see arithmetic quiz. Kõik teie... Selles programmis see programm loob ise vajalikud need tehted, või avaldused, aga ise teha need avaldusi ise, aga miks peab ise tegema, kui... 7 korda 8, ütleme näiteks 7 korda 8
Selle ülesande tüübiga ei saa, aga on siis teised ülesande tüübid või proovi sinna jõuame. Nii, ja kõik teie poolt loodud materjalid on siin. Vaale, kui te vajutate siia minu materjalid, siis kõigidel on erinevad vaared, sest mul on natuke juba loodud siin. Teine ülesanne tüüp, mis ma tahtsin näidata, on siis dictation, etteütlus. Tegelikult seda võib kasutada matemaatikas ka. Näiteks sina lindistad, et 25 korda bla 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 on ju, ja need peavad kirjutama vastust. Ma näitan, mida ma täna juba tegin. Kõigepealt ma näitan, mis on, ja pärast näitan, kuidas me sinna jõuame. Nii, näete, siin on siis ülesanne nimi, dictation, siin on juhendid, listen carefully and write what you hear. Ja siis ma hakkame kuulama. 25, 15, 45, 70, 59. Ja siis ma kirjutan need vastuseid, mis ma kuulsin. Kui ma aru ei saanud, siis ma võin uuesti kuulata. 25, 15, 45, 70, 59. No okei. Siis kontrolli. Õige. Ja nüüd vaatame seda sees poolt. Siin on see muuda. No mina vajutan muuda, aga kui te tahate midagi sellist, midagi taolist luua, siis alustame siit. Lisa sisu. Lisa sisu. Ja siit valime dictation. Siit valime dictation. Veel kord. Okay. Lisa sisu, paremal pool, näed, lisa sisu. Tälle vaata ekraanile. Võib valida siit, aga neid on nii palju, et kui sa ei taha otsida ja sa tead täpselt, mida sa otsid, siis dictation. Okei, dictation. Samas siia peab panema pealkirja, näete, siin on pealkiri. No see võib olla näiteks dictation või etteütlus dictation. Ja. Siia võib juba panna täpsemalt seda kirjeldust, näiteks numbers 1–100. No näiteks, jah, numbers 1–100. Ja siia peab juba kindlasti kirjutama täpsed juhised, sest näiteks kirjuta, mida sa kuulad, aga võib-olla õpilane kirjutab näiteks, mida ta kuulab ilma komata või punktidega, et peab talle täpselt näitama. No näiteks kuula, kirjuta, kasuta, no näiteks komad, ma ei tea eesti keeles 2 emme või 1 emme, kasuta komad ja siis näiteks 1, no see on näiteks, et seda võib paksuks teha, siis need näevad, millisel kujul see peab olema, Nii. Ja siin on järgmine valik on siis heliklipp. Kui te sinna peale vajutate, teil on 3 võimalust. Faili üles laadimine, kui teil on juba arvutis mingi fail tehtud, siis vajutades siia, otsite seda arvutis. Teine valik on link, no näiteks YouTube'is. Ja 3, mida te võib-olla hakkate kasutama, helisalvesti. Tähendab, et saab heli salvestada otse arvutist. Mul on siin mikrofon, aga teil on mikrofon muidu ka olemas, lihtsalt seda ei ole näha. See on display'sse sinna sisse ehitatud. Nii et kui te hakkate midagi ütlema, siis see peab, no ma näitan siin näiteks, siin on nupp salvesta, ja siis proovin. Peab lubama ligipääsu.
25, 30, 50. Lõpeta. Siis saab kuulata, vaatame, mis sellest sai, kas see kõne kvaliteet on hea ei või olla, aga kas saab aru. 25, 30, 50 saab. Okei, nüüd aseta ja siia peab kirjutama vastuseid. Need vastused, mis ma muidu ei mäleta, mis numbrid ma juba ütlesin. Aga kujutame ette, et ma ütlesin 25, see kindlasti oli võib-olla 50 ja täpselt samal kujul peab kirjutama, õpilased pärast kirjutavad, vaadake, selleks ma palusingi, et siin on see näide, kuidas neid numbrid või sõnad või mis iganes peab kirjutama. Näiteks see vastus. Nii, saab veel lause lisada, vaadake, lisalause, täpselt sama, siia tuleb see uus klipp ja neid võib lisada rohkem, nii palju, kui te tahate. Kustutada saab siit, kinnita, aga proovige, tehke midagi, teil on mikrofonid ju olemas. Proovige siis. Ja pärast proovime, ma vaatan, näitan. Siin on veel vaadake üks lahter käitumise seadet. Seda peab alati üles vaatama. Vaadake, teksti asendused, seda te ei pea vaatama. See on vaikimisi, aga käitumise seaded, siin on erinevad optsioonid, näiteks maksimaalne proovimiste arv. Nad saavad ainult kuulata siis 3 korda. Kui midagi ei ole siin, kui see on tühi, siis saab kuulata nii palju, kui need tahavad. Ja veel üks, et võib panna vaadake, või kui te tahate, te võite kirjutada, lindistada 2 heliklipi. Näiteks siin on heliklipp tavalise kiirusega 25, 30, 35. Siia võib kirjutada aeglasemalt 25, 30 ja näiteks need võivad kuulata seda kiiremat versiooni 2 korda ja aeglasemat versiooni näiteks 1 kord. Edasi vaadake kirja vahemärke, et te peate siis valima, kas te tahate need, näiteks tekstis, kas teie jaoks need komad, punktid on olulised või ei ole. Järgmine on siis kohandatud trükivea, et siis näiteks matemaatiliselt see võiks olla, kui on numbrid, siis peab olema 0, sest need peaksid numbrid ilma vigadele kirjutama, on ju. Kui on pikem tekst ja need väikesed kirjavead tahaksite aktsepteerida, siis võib panna 50. Mõned need väikesed kirjavead on okei. Nii, asendus, lahenduste esitus, näitab kõiki asendusi. Tegelikult ei tea, mis tähendab. Aga ilma selleta töötab väga hästi. Siin on siis kirjutamissuund, meil seda pole vaja, näiteks paremalt vasakule, vasakult paremale. Aktiveeri kindlalt karakter peast olema automaatselt eraldi sõna, ei tea. Proovi uuesti las olla, aga seda peaks vist vältima. Muidu need näevad õiged vastused. Ja siis salvesta ja see ülesanne tüüp on valmis. Proovige ise. Vaadake veel, ma näitan ühte pildi teile. Siin on h5p.org. Kõik ülesande tüübid on siin olemas. Näiteks, kui te tahate midagi luua ise, aga ei oska, te võite vaadata näited, näiteks dialog cards, ja vaadake, kuidas see töötab. Arándanos azules. Näiteks. Ja siis, siin on see nupp reuse.
taaskasuta. Ja? Siis te vajutate reuse ja saate seda ülesannet salvestada eraldi failina. Kui te seda salvestate, näete, see on siin teil olemas, salvestatud, lähete siia tagasi oma konto alla ja lisa sisu ja näete, mis siin on, laadi üles. Ja siis te arvutist saate üles laadida seda, näete, see on ülesanne olemas, ja siis see laadib ülesse, kasuta, ja nüüd te saate, tegelikult kõigepealt te saate vaadata, kuidas see töötab, näete, siin on dialoogi esimese osa vihje, siis vastus, siis pikt, tegelikult pilt ja heli. Et iga ülesanne, mis te siin leiate, examples and downloads, saate siis üles laadida, siit, reuse on ju, üles laadida, ja pärast te saate, kohe näitan uuesti, ja pärast te saate üles laadida. Ja kui te juba üles laadinud seda olete, siis te näete, kuidas see töötab. Aga lähme siis edasi. Kolmas ülesanne meil on lünkade täitmine. Selleks on vaja mingi teksti. Kui ei viitsi teksti sisestada käsitsi, no näiteks või otsida, võib kasutada sellist ladina keele teksti. No, näete, see on erinevates keeltes. Lihtsalt tekst, millega saab täita midagi. Isegi eesti keeles on, näete. See on lorem. Vaadake, lorem tekst. Arvuti maailmas tavaliselt seda kasutatakse, kui mina teen veebilehe ja erinevad need blokid. Ma tean, et ma pärast täidan selle päris tekstiga. Aga mul on vaja lihtsalt mingi tekst, millega täita, siis ma võin siit seda võtta kas eesti keeles või vood. Siis ma kopeerin selle, copy paste, copy. Ja mis oli fill in the blanks, puuduvad sõnad, okei. Lisasisu. Ja ülesanne tüüp oligi fill in the blanks. Lihtsalt fill ja siis ta annab. Näed. Fill in the blanks, advanced fill the blanks. Need on omavahel väga sarnased. Ma kohe vaatan, mis vahe nendes on. See ja siis advanced, kohe mõtleme, mis me valime. Minu meelest advanced on parem. Ja, advanced on selles mõttes parem, et saab mitu blokki lisada. Et kui fill in the blanks, see tavaline, ma näitan veel kord. Fill, näete, siin on 2 tükki. Fill in the blanks ja advanced. Fill in the blanks, siin on ainult 1 blokk tekstis. Aga kui näiteks teie tekstis on 3-4 lõiku, kui te panete need kõik lõigud siia lahtrise, need ei näe välja ilusasti. Siis mina soovitan ikka advanced. Põhimõte on sama, aga võimalus on natuke rohkem. Nii, advanced fill the blanks. Pealkiri, lünkade täitmine ja siin kasutatakse otsimise, raportide ja autoriõiguse teabe jaoks. No, ma tavaliselt panen samasugune lünkade täitmine. No võib-olla siia võiks panna mingi teema, mis teema meil on, ma ei tea. Nii. Kui on vaja, võite pilti lisada. Ma kunagi ei pane, aga selline pilt või video. Tegelikult vaadake, mis võib teha. Näiteks image, no pilt, ja siia võib lisada pilti ja
aga pildile kindlasti pärast peab alternatiivteksti lisama, no näiteks ma ei tea, milleks on tehtud, no kui see brauser ei saa seda pildi kuvada, siis tuleb tekst. Mina tihti teen midagi sellist. Aga näiteks, kuidas seda saab õppetöös kasutada? Pilt. Te lisate pildi ja sellele pildile te võite lisada teksti, on ju. Ja siis lapsed vaatavad pildi, see on nagu abi, ja hakkavad lüngasid täitma. No, ilma pildida saab ka, on ju. Nii. Seda me siis, või video või midagi ei pane. Okei, meediat me praegu ei pane. Siin on siis inglise keeles on juba ette täidetud, aga siis täida lüngad, no ja täida lüngad sõnadega, mis on leheküljel 36, no näiteks. Siis õpilased teavad täpselt, või siia võib kirjutada nende sõnade loetelu, no siis need saavad valida. Oleneb see, kui raske te tahate, et see ülesanne oleks. Siia võib panna number, on ju, kuhu nad peavad vaatama, või sõnad, või üldse midagi. Ja nüüd on siis tekst. Näete. Tekst. Oota. Tekst on olemas. Kohe. Ja siis vaadake. Blanks must be marked with. Et teie lüngad peavad olema märgitud 3 või rohkem need sellest asjad. Vähemalt 3 tükki. Siis arvuti teab, et see on lünk. Arvuti teab, et see on lünk. Näiteks. Kõigepealt pange kõik need puuduvad sõnad. No, aitab küll. Ja mitu lünka meil on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tähendab, et siin peab olema 6 need nuppu. 2, 3, 4, 5, 6. Ja nüüd, muidu ma ei mäleta, mis sõna on, aga vaat ei olete, siia juba hakkate panema need sõnad, mis teie tahate. Näiteks ülesande eesmärgiks ma panen siia näiteks 1. See on juba te peate veenduma, et te olete õiges kohas, sest praegu mul on see 6 valitud. Ja siia ma kirjutan 1. Näiteks esimene on siis 1. Teine, see on siis see lünk. Teine õige sõna on siin näiteks 2. Siin on õige sõna 3. Siin on õige sõna 4. Siin on 5. Ja siin on siis 6. Vot. Kindlasti vaadake käitumisseaded, jälle vaadake see behavioral settings, sest siin on see nupp show solution, näita lahendus, mitte nupp, vaid valik. Seda peab ma võtma, muidu need näevad vastuseid.
siis te võite, vaadake, see julgustab õpilasi. Kui te panete automatically check answers, siis ta kohe näitab neile, kas on õige või vale. Siia võib linnukest panna. Siis, mida veel? Case sensitive, suure või väikese tähega. No oleneb jälle teie eesmärkides, et kui te tahate, näiteks inglise keeles sõna I on alati suur, sest ma panen case sensitive. No. Ja vaadake, siin on 2 valikut. Peab kirjutama vastuseid käsitsi või valima loetelust. Võib proovida nii ja naa, näiteks the user types answers, okei, las jääb. Siis kui kasutaja teeb väikese kirjavea, accept nagu correct answer, et kui ta kirjutab, ma ei tea, mitte 4, aga 4, kas on correct answer või anna kasutajale sellest teade, et see on viga või tavaline viga. Siin ta annab plussi, siin ta annab seda warning, hoiatusteade ja siin ta paneb miinust. Las olla mistake, okei. Ja siis kõik salvestab. Tuligi. Mis meil oli? 1. Lihtsalt vaatan, kas töötab. Jah, näete, kohe siis kontrollib. 2. Panen siia näiteks 4, mitte 3, vaid näiteks 3 vale. Siin on siis 4. Siin on näiteks 1 viga sees. Ja siin on siis 6. Ja ongi 4 6. Kui te ei taha, kui see on test või kontrolltöö, siis muidu võib seda nuppu sealt maha võtta, ma kohe näitan. Lähme tagasi seal, kus see muuda. Ja see ülemine osa jääb samaks, aga käitumisseaded, behavioral settings. Näiteks ma valin user selects from options, et siis ta valib loetelust, jah, loetelust. Siis ja mitu alternatiivi talle näidata. No teil võib olla 25 lünka, no näiteks. Te ei hakka näitama kõik 25 alternatiivi, siis te valite 4 alternatiivi, 3 alternatiivi, 2, no 4 sobib. Ja siis ma võtan selle maha, et kujutame ette, et see on test. Siis võtan maha ja salvestan. Ja nüüd on selline vaade. Aga miks ta, midagi, ainult 1 valik. Kohe, kuskil on viga. Kohe. Okei. Peab valima seda teist options. Õiged vastused teistele lünkadele, siis ta valib sealt. Vaadake. Vot nüüd. Ja nüüd natuke ma räägin siis veel teistest optsioonidest. Siin on veel 1 valik, feedback. Et kui te minna seda kasta Narva, aga te võite kastada seda võib-olla edaspidi. Näiteks hinded. Te võite panna siia, no näiteks mitu, vaadake, jaota ühtlaselt, võib nii panna. Kui te ühtlaselt jaotate, siis siia võib kirjutada hinne 1, siia hinne 2, 3, 4 ja 5. See ei ole kohustuslik väli, see on siis valikuline. Voot. Te võite jaotada ühtlaselt, siis ta automaatselt teeb ja vaadake, mis sellest saab.
salvestaja näiteks ma panen kõik lambis, no okei, see on 3, see on siis 4, siin on mul viga ja siin on näiteks 6. Ja siis ta kohe annabki näiteks hinne 3. See on siis selline ülesanne tüüp. Meil on veel no ma muidu seda lindistan, ma vaatan pärast, kui hästi see läheb välja. Okei, järgmine on sõnade lohistamine, drag the words. Saame kasutada seda sama teksti. Okei, vaadake, drag the words. Ja mingem tagasi, siin on lisasisu ja pealkirjaks, no paneme lohista, siin on inglise keeles drag, aga jälle vaadake, siin on need mitu tükki. Tekstiga töötab see, drag the words. Okei. Põhimõte on sama, siin on mul juba pealkirja lisatud lohista, teen siia veel lohista, siin on juba eesti keelde tõlgitud, näete, lohista sõnad õigedesse kastidesse ja siis siia tuleb tekst. Ups, ei ole tekst, kapeerin, panen, tekst on siin. Nüüd peab süsteemile ütlema, millised sõnad me hakkame lohistama. Vaadake, H5P sisu töötlemiseks sobib tärn ja tärn, et iga lohistav sõna peab, vaadake, lohistava sõna ees ja lohistava sõna taga on lihtsalt tärnid. Üks tärn ees, üks tärn taga ja ongi kõik. Tehke mingi, vahet ei ole, 5-6 tükki tärnid. Siin on tärn. Mul on täitsa suvalised sõnad, ma lihtsalt tärn ees ja tärn taga. Ongi kõik. Samas, kui te tahate tagasisidet anda, siis lisa vahemik, jaota ühtlaselt, käitumisseaded, siin on proovi uuesti, näita lahendust, okei, proovi uuesti ma ei taha, luba näita, seda ma ka ei taha, tagasiside tahan, et ta kohe ütleb õige või vale ja siis salvestab. Ongi valmis. Ma ei tea, kuhu see kõik need lähevad. Aga põhimõtteliselt ongi kõik. Kukkusin läbi. Testi ma ei teinud, sest vaadake, siin ei ole seda nuppu retry. Harjutamiseks võib see siia jätta. Nii, vaatame uuesti, ja? Muuda. Siin on meil drag the text, drag the words, siis lohistatava sõnade ees ja taga on tärnid, siia võib tagasisidet, käitumisseaded on siis, no okei, proovi uuesti ja ma lülitan need kõik sisse, siis te näete, kuidas see välja näeb. Nüüd vaadake. Ja, vale, õige. Ja siis, kuhu see läheb? Näete, juba pärast esimest katset ma võin vastuseid vaadata, kui seda nuppu lisada, näete. Ja siis proovi uuesti. Vot selline ülesanne tüüp.
siis kliiki järgnevas tekstis kõigile tegusõnadele. Okei, see on mark the words, see on ka muidu ja ülesanne, teeme selle ära. Lisasisu, ma panen siia mark the words, aga te alati andke need nimetused, et te saaksite pärast aru, mis ülesanne mida teeb. Ja siin on mark the words, kõige esimene. Okei, siia ma panen jälle mark the words ja ülesanne kirjeldus, näiteks kliki kõikide omadussõnade peale, näiteks kliki kõikide omadussõnade peale, ainult omadussõnade peale ta peab klikima. Ja põhimõte on sama, et te kastate tärni, siia tuleb teie tekst ja näiteks, no siin ongi need, vaatame, kus on omadussõnad. Näiteks põhiline ongi omadussõna, on ju, põhiline on meil omadussõna, tundmatu on omadussõna, suvalist on omadussõna, see on siis omadussõna ja nii edasi. Omadussõnad, tagasiside, käitumisseadet, proovi uuesti las olla, näita lahendust, võtame maha, punkti summa võib panna ka. Okei, salvesta. Ja nüüd proovime. Otse on omadussõna, tundmatu meil oli omadussõna, näiteks see on viga ja siis kontrollin. Saan 2 punkti 4. Vaadake, mis ta teeb. Pluss siin ja miinus siin, siis annab 0. Annabki 0, jah. Proovi uuesti põhiline, tundmatu ja kontrolli. 2 4. Aga ta loeb need miinused ka, näiteks. No nii see töötabki. Veel kord vaatame, jah, muuda. See oli siis mark the words, siin on mark the words, ülesanne tüüp on mark the words. Ja need sõnad on siis eraldatud tärnidega. Vot. Selline ülesanne. Järgmine tüüp meil oli single choice, küsimus ja valik vastused. Proovime lisasisu, single choice. Siin on siis single choice set, sest, single choice set. Pealkiri, valik vastused, siia ka sama valik vastused, siin on siis, vaadake, vaikimisi on 2 küsimust, siin on küsimus ja alternatiivid ja siin on küsimus ja alternatiivid. 2 küsimust on vaikimisi, kui te tahate rohkem, siis saab lisada või, ma praegu kustutan ühe, siis ma näitan, et kuidas saab ühe kaupa. Nii, näiteks. Eesti pealinn. See on siis küsimus. Siin on alternatiivid, alternatiivvastused. Tallinn, järgmine on alternatiiv näiteks Riia, kus juures võib lisada 3. alternatiivi, sest 2 on liiga vähe. 3. on London, näiteks, aitab küll. 3 alternatiivi. Siis järgmine küsimus,
lisaküsimus. Nüüd Läti pealinn. Alternatiivid. Riia, Tallinn, lisavastus, London. Ja nii edasi saab küsimusi lisada, tagasiside ja käitumisseaded. Vaadake, automaatne jätkamine las olla. Kui on õige vastus valitud, siis see läheb järgmisele küsimusele. Luba heliefektid, las olla. Proovi uuesti, et mõelge ise ja näita lahendus miinus. Okei, ja siis salvesta. Eesti pealinn, Tallinn, läheb edasi. Läti pealinn, London. Oot. Proovi uuesti. Eesti pealinn, Tallinn. Ja Läti pealinn, Riia. Oot selline küsimus võib teha. Ja tahaksin veel lisada, et näete alternatiivid ja esimene alternatiiv on alati õige. See on õige ja need on siis valed vastused. Ja viimane on meil true false, õige vale. Põhimõte on sama. Lisasisu, true false question. Aga näete, siin puudub võimalus lisada rohkem kui üks küsimust. Saab ainult ühe. Seal oli mitu tükki. Siin on ainult üks. No näiteks, okei. Siia ma ei viitsi. Okei. Ja see on siis pealkiri. Ja küsimus on, ma ei tea, Tallinn. Kus juures? Pilt või video? Kui te panete siia pilti, näiteks kassi pilt, siia võib kirjutada kass, sest alternatiivtekst on vaja kirjutada. Siin on kassi pilt ja siis näiteks võib kirjutada pildil on kass ja õige vastus on õige või vale. Võib nii kontrollida teadmisi. Või video, näiteks panete video. Video ja allikas on teie enda tehtud videosalvestus või YouTube'ist saab linki panna. Ja näiteks vaadatud materjali kontrollimine, kui see on mingi lühike videoklipp, siis võib panna, te olete vaadanud seda või videost räägitakse sellest või sellest ja need lapsed valivad õige või vale. Või kui te seda ei taha kasutada, siis ärge kasutage. Ja nii, Tallinn on Läti pealinn ja õige vastus on vale. Käitumisseaded. Siin te ise saate valida, mis te tahate. Saate isegi anda tagasiside õigele vastusele, valele vastusele ja siis salvesta. Ja ongi, Tallinn on Läti pealinn. Vale, kontrolli. Korras. Ja, siis veel kord, true false question. On võimalus pilti või videot lisada ja ongi kõik.